õpiampsuaeg ja täna meil on selline väga intrigeeriv teema nagu müük. sa võid anda kommentaarides teada, mis suhe on sinul müügiga, kas see tuleb ladusalt, kas tuleb kergelt või pigem ei tule kohe üldse. Nii tore, et Kaari tervitab ja ta ütles sellise kommentaari, et mul pole olnud vajadust midagi väga müüa, et olen pigem ostja rollis. Liina ütleb, et tema lemmikteemat ootab põnevusega tänast ja Piia ütleb, et agressiivne müük on väga paha. Et ma olen Triin Pärn ja mina olen üks veebikooli assistentidest ja minu ülesandeks on viia läbi siin grupis veebikooli ettevõtjatele selliseid demoampse, et mida inimene saaks kohe rakendada enda ettevõtlusesse ja selleks oleks kasu. Ja ma arvan, et tegelikult, et tänane külaline Rait väga pikalt ei vaja tutvustamist, sest et tema on käinud meil reede hommikusel õpiampsul, mis oli väga populaarne ja ma mäletan nii hästi, kuidas jäi sealt kõlama Raidu sõnad, et müük on kliendi aitamine. Ja lisaks on tema löönud kaasa ka veebikooli ai ettevõtjate seerias, kus ta rääkis müügist. Ja nüüd ongi aeg ju kutsuda siis Rait siia gruppi ka esinema, mismoodi me saaks siis teisiti. Tere tulemast, Rait! tere, et mina jah, et kindlasti mitte enamus ei tea tegelikult, et ma olen müügis toimetanud 22 aastat saab augustis ja teinud erinevaid rolle ja täna olen siis konsultant, koolitaja, näitleja, et ise nimetab näitlejaks. et sellepärast, et väikeettevõtjatel on sissetulek ebastabiilne, mitte mu oskuste pärast. Ja täna ma tegin väikse raamatu, et ai abiga kusjuures. ja ma tegin ta, tegelikult taust on selline, et oleks praktiline, nagu Triin ütles, et ei peaks lugema 300 lehte ja saada mingit suurt mulli, et saada nagu õige mõtteviisi, praktilised näited pluss ai promptid, ehk siis sa saaksid need näited ja olukorrad päris oma ellu automaatselt panna. Et ta ei oleks niisugune üldine, oh, päris hea jutt oli, aga kuidas mina seda rakendan, kuidas mina selle konteksti loon, et lihtsustada veel seda. Ja siis ma tegin niisuguse A-raamatu, e-raamatu, et mis on ka minu kodulehel saadaval kõigile tasuta. Et saate sealt vaadata, kellel rohkem huvi on. Ja täna käikski üle, mis ma sinna panin ja miks ma panin ja siis näitaks teile, kuidas need promptid siis päriselus töötavad. Kas vahepeal keegi tahab äkki kohe midagi küsida? Tervitavad kõik. Yeah. Ma panen selle PDF-i ette, et on näha. Väga hea. Et ma panin ägeda pealkirja ja tegelikult ma usun, et see võib tõsi olla. mina usun, et müük hakkab mõtteviisist ja ma proovisingi siin raamatus kõik selle mõtteviisi praktika ja promptid panna sisse, et oleks nagu päris asi. ja kui ennem oli juttu, et agressiivne müük on halb, siis stop pushing, start helping ehk et ikkagi see müük on kliendi aitamine ja see on ka minu uskumus, et müüki saab teha ägedamalt, müüki saab teha edukalt, aga klient tunneb ennast alati hästi, olenemata, kas ta ütles jah või ei ja lõpuks polegi vahet. mõlemal juhul sa saad väärtust luua, ühel juhul klient sai toote-teenuse, mis seda aitab, teisel juhul sai klient kindluse, et tal selle valdkonnaga on kõik hästi, mõtles läbi ja saab eluga edasi minna. et mitte midagi nagu hullu ei juhtu. ja, ja tegelikult see raamatu nii-öelda mõte ongi siis mõtteviisile siis rõhuda, et tegelikult niisugune, mida me tahame saavutada, kas me tahame päriselt aidata või raha teenida, et sellest tegelikult sõltub ka, kuidas me läheneme, kirjutame, räägime. et just see Pardi Ralli kirjutas mulle siin üks päev, et Rait, sul on päris palju jälgijaid, et eelmine aasta jagasid, et jaga seekord ka. ja jube kihvt DM tuli mulle ja müügialaselt oli väga-väga palju komponenti paigas ja mina arvan, et kui see kirjutati, nad mõtlesid ainult eesmärgile, me tahame lapsi aidata
ja see eesmärk, see mõte seal taga oli nii aus ja müügitekst tuli paika. Aga ma siin kerin kiiresti, et meil ei ole nii palju aega, et siin kõik see läbi vaadata. aga kuna siin agressiivsest müügist oli juttu, siis mul on täitsa leht olemas selle kohta, et mina nimetan seda vanakooli müügiks. et olukord on muutunud, sotsiaalmeedia on tulnud, infot on klientidel nii palju, et tegelikult enam ei pea nii väga tirima klienti ja rääkima kliendile, kui ägedad me oleme. et täna me peame oskama küsida tarku küsimusi ja nii-öelda veenduma, kas me saame aidata, et kui põhimõte on lihtne, me tahame aidata, aga ega see ei tähenda, et kõik kliendid vajavad abi. ja see raamat siis 42 lehte teda on. teooria, siis on tal näited ja kui nendest näidetest, põhjendustest jääb väheks, siis on mõnes kohas ka harjutused, mida saab mõelda. ja ma arvan, see on sobilik müügiinimestele ja väikeettevõtjatele väga hästi. ja siis on igal pool ka prompt nii-öelda, millega sa võiks siis minna chat-GPT-sse näiteks. tõenäoliselt töötab enam-vähem ka teistes platvormidel, ma pole proovinud, ma olen chat-GPT peal need ära proovinud, need promptid. et sa saad oma valdkonna panna, kes sinu klient on, mis toonis sa tahad rääkida ja nii edasi, et noh, te olete ai-ga tegelenud, enam-vähem teate, kuidas see käib. mis mind hakkas nagu häirima, kui ma ise chat-GPT käest küsisin, siis nad tulid hästi üldised ja hästi keeruline oli saada seda nii-öelda minu mõtteviisi ikkagi välja, ma pidin nii palju seda nii-öelda teksti nagu muutma. ja siis ma proovisingi teha nagu promptid, mis nagu vastavad minu uskumusele müügist. ja siis mina kasutan hästi palju promptides allikate nimesi, kelle müük, kelle lähenemine mulle meeldib ja võtsin USA inimesed, kellel on hästi palju datat või raamatud, et ta ei leiaks nagu referents hästi. et minu nimega ta ei leia nii hästi, et proovisin. aga juba hakkab vaikselt leidma. et, et siis saaks nagu need, et ma näitan ka, et kuidas need promptid nagu toimivad. aga jaa, siin pealkirjad veel. müügialus on müük võrdub aitamine. et siin näited, et pean suruma, pean aru saama, kas saan aidata. tulemus, minu võit, tulemus, kliendi selgus peab võit olema. kõik peavad kuulama mind, mina tahan esmalt kuulda klienti. et kõik selline mõtteviisi teemaga proovisin ära siduda, ehk noh, see on raamat, mida mina oleks tahtnud saada, kui mina olin müügis. noh, täna olen ka, aga täna on ta natukene lihtsam mul. et selline see ülesehitus on ja siis erinevad nii-öelda nurgad müügist, psühholoogia, usalduse loomine, küsimuste küsimine, ka tehingu küsimine. et siin on see küsimuste jõud, miks me peame küsimusi küsima. et kõik te saate sellega ise tutvuda, kellel on huvi. siin on kuulamine, on uus müük, noh, eks ta tegelikult ole kogu aeg olnud, aga vanasti oli vaja natuke rohkem rääkida, täna ma usun, et klient peab rääkima 60% ajast vähemalt. et see oleks nagu reaalne vestlus, et me saaks nagu midagi teada ka. ja siis ma panin ka sotsiaalmeedia müügi sisse, et mina usun, et sotsiaalmeedia on väga-väga tugev müügikanal, no vähemalt minul 30% kliente tuleb sotsiaalmeediast. ja see ei ole ainult postitamine, see on ka siis suhtlemine sõnumites ja kommentaarides ja nii edasi. ja siin on ka siis natuke tuge ka sotsiaalmeedia vaates. et ja noh, mina hakkasin sotsiaalmeediat tegema üldse Gary Vee pärast ja Gary Vee põhimõtetel on see minu need promptid ka ehitatud. ja siis panin ka arvamuse, mida ma AI-st arvan täna. kindlasti see arvamus aja jooksul mul muutub, aga milleks mina seda täna kasutaks? et mina kasutaks täna ai-d hästi palju nii-öelda enda treenimiseks, analüüsiks, protsesside tegemiseks ja nii edasi.
mina ai-ga täna väga ei läheks kliendi suhtlusesse. Neid saab küll õpetada, aga noh, oleneb, kui on nagu päriselt vaja. kui sa oled väikeettevõtjad ja ma ei tea, sul on 10 pöördumist, ma ei tea, päevas või midagi, noh, mina teeks need personaalselt. et noh, näiteks mina olen koolitaja täna ja mina ei saaks, et keegi räägib minu eest kuskil emailis või chatis. sellepärast, et kui ma kliendiga reaalselt kokku saan ja ta viitab, et kuule, ma rääkisin sul chatis seda ja ma ei tea seda, noh, et mis see usaldus on, et saab panna, inglise keeles on ta juba väga hea, aga mina veel ei paneks, mina ei teeks seda masspostituse relvaks. ehk et siin on tegelikult see usalduse jätaks mina inimese oma ja siis selle tarkuse võtaks ai-lt. aga saate jälle täpsemalt lugeda. ja see on minu arvamus, et ega see ei vasta nagu selles suhtes tõele, aga see on minu kogemus kliendina, koolitajana, mida ma näen, mida võiks teha ja kuidas võiks teha. loomulikult müügis vastuväited ilusti olemas. mis see mõte seal taga on, miks vastuväited tekivad? sulgemine ilma survestamiseta ehk et nii-öelda popp sõna closing, mida kasutavad. et kõik need nii-öelda põhilised asjad on nagu olemas ja noh, müügijuhtidele ka siis, et kuidas me müüki võiksime juhtida, et ma proovisin igast valdkonnast, millest ma täna usun ja kus ma näen kitsaskohti, lehekülje 2 pühendada. aga ega siin muud tegelikult ei ole, kõige tähtsam on see, et me peame nagu proovima, on ju, ja katsetama. et kui ma küsin ka müügiinimeste käest, et kes kasutavad ai-d, siis noh, paljud tõstavad käed, mingi 70%, aga nad teevad lollusi seal ainult, on ju, ja tõlgivad ja noh, hästi praktilisi asju teevad, aga kuidas nagu selles müügikontaktis või selles e-kirjas nagu toimetada, tegelikult me ei tee. et ma tegelikult sellesama raamatu põhjal olen teinud niisugune endale eraldi ai Marko panin nimeks, kellega saab siis rollimänge panna ja kelle käest küsida, et kes on veel rohkem siis piirides ja mõtleb rohkem nagu mina. ja just reedel üks müügiinimene võttis selle Marko ai ette, see on mul kogukonna liikmetele ja klientidele saadaval. ja siis kirjutas klientidele, kes polnud reageerinud ja kõik kliendid ja ta kopis 100% smile'id, kõik, mida see Marko andis talle, kopis ja kõik kliendid vähemalt vastasid. ennem ta ei saanud mitte mingit vastust ka nende klientide käest. ehk et tegelikult see on toimiv, loomulikult tõenäoliselt mingi ajastus ja muud asjad on ka tihti vajalikud ja võib-olla tal läks natuke rohkem pihta. aga mida ma sellega tahtsin nagu öelda, et mõned asjad tunduvad meile võõrad, uued asjad ja me tahame neid ka ai vastustest välja võtta, aga siis pole tast kasu, siis ei teki seda uut taset. kui sul ei toimi midagi, siis ära proovi teda mudida, riski natukene, katseta sellega, mingi sõnastust ja eesti keelt võid mudida, aga ära seda pointi nagu muuda liialt, et see on ka kiusatus, ma olen tähele pannud, et kuna see on natukene võõras, noh, ta peab, aga ta on sulle võõras. küsimus on, kas ta on ka kliendile võõras ja seda ma ei oska ennem öelda, kui me peame katsetama. me liiga palju arvame. ja ühesõnaga, et me jõuaksime siin veel vaadata, siis ma panen korraks promptid ka kiiresti ette, mida ma siin tegin teile näiteks, mis sealt välja tuleb ja ma tegin, võtsin tooteks virtuaalassistent, et kuna ma tean, et teil on neid hästi palju siis ma nagu proovisin siin mõned näited panna, ühesõnaga needsamad promptid, seal on veel prompte, ma kõike ei jõudnud ja kõiki vastuseid ka ei pannud, aga no põhimõtteliselt, et koosta 3 telefonikõne, 3 e-kirja avangut ja enamus promptid on mul tehtud, et koosta 3 või 5, sellepärast et kõik sulle ei sobi, et sul tekiks valik ja sa ei peaks mitu korda kirjutama, et selle ühe tellimusega saaksid sa selle ära küsida ja eriti, kui sul on tasuta versioon, siis sa saad nagu need chat'id hoida nagu piiratud, et sul ei saa see limiit täis. aga noh, see põhimõte on jällegi aitamine, on ju, et see näiteks külma kõne algus, et töötan mikroettevõtjatega, kes on öelnud, et tunnevad tihti, et nende aeg kaob väikestesse ülesannetesse ära, enne kui päris töö algabki. kas see kõlab natuke tuttavalt või olen täiesti valel teel? noh, eks sa ei lähe midagi pitch ima, tere, mul on, ma teen, ma olen,
sa kõigepealt viskad nagu küsimuse õhku, noh, aga noh, see on see, mida ma päriselus õpetan ja noh, see prompt oskab nüüd, kuna ta on minu poolt kirjutatud, samamoodi nagu teha. et siin on ka kirjanäidis samamoodi nagu sees ja siin on nagu, ta annab ka nii-öelda mõju, miks see mõjutab, ehk ta õpetab sind ka tihti, et mitte ta ei ütle ainult vastuseid, et noh, et loo 5 müügivestluses kasutavat lauset. et siin on, et kui see ei tundu teile loomuliku ja kergendavana, siis ma ei ootagi, et te edasi liiguksite. Teie mugavus ja kasu on kõige olulisem. ehk et see on selle müügipinge ja müügiploki vaates nagu mina näen kõige olulisem täna, et miks see agressiivne ongi, et meil ei tekitata tunnet, et meil on valik. ja siin on ka, et siin Chris Vossi ma olen hästi palju kasutanud siin ja kes on siis USA FBI endine läbirääkija, et tema seda inimpsühholoogiat teab nagu päris hästi, onju. ja siis ta annabki nagu selle mõju ka siia, et normaliseerib, et ei vastus on täitsa okei asi, et kui klient ütleb ei, see on okei, ma olen sellega arvestanud, pane julgelt, mõtle rahulikult. ehk et siis me saame nagu kliendiga kuskile on ju minna. ja noh, ja siin jälle, et mida saaksin kasutada nagu, mis küsimusi ma saaksin nagu kasutada, kui ma olen nagu virtuaalassistent. et kuidas see mõjutab teie päeva, kui admin või suhtlus hakkab röövima teie fookust just siis, kui sooviksite päris tööd teha, ehk siis mis on minu näiteks koolitus teha, et mis on, et panna nagu kliente probleeme nägema ja ise avastama, mitte ütlema ja pakkuma. et kuidas te olete seni suutnud kõige selle vahel tasakaalu hoida? jällegi, annab kliendile ruumi rääkida, loob respekti, mitte lahenduse survestamist. et noh, sellises stiilis vastused tegelikult on enamustele asjadele, noh, et ka sotsiaalmeedia postitusi saab selle promptidega luua, et kindlasti on neid erinevaid, mida te olete juba kasutanud, aga jällegi näita sõbralikult, millised igapäevased tegevused, ajakava haldus e, e-kirjad, arved on need edukad, mida edukad tegijad delegeerivad juba sulle. noh, et paned lihtsalt selle. ja siin ta annab ka, kuidas näiteks suhelda DM-ides, kui keegi sulle kommenteerib või kirjutab või sina lähed kellegi postituse alla, et annab ka neid variante. eks see on puhas müügikanal, olla kaasatud, minna ise klientide näiteks minu konto alla, sa näed, kuule, Rait, sa postitad nii palju, jube äge on, onju, et ma hakkasin mõtlema, et kuidas kõike jõuad, noh, viskad selle küsimuse. ja siin on ka, et kuidas saad siis loomulikult vestlus algatada, et ta annab neid versioone ka automaatselt. et kui saaksid ühe asja oma päevas kellelegi teisele anda, mis see oleks? jällegi panna klienti mõtlema, mitte midagi kliendile öelda, et noh, kõik see stiil tegelikult on üks ja sama. ja seal on prompte ka, kus sa saad põhimõtteliselt harjutada, et mängi klienti ja mina olen nii-öelda müüja, sina oled klient, et see prompt on ka seal olemas. et ma praegu seda ei toonud, see läks nii pikaks. aga jällegi, et saad kohe kombotellimusega teha üks telefonikõne avang, noh, võib-olla telefonikõne ei tee, paned emaili avang, milline küsimus võiks olla ja kuidas on niisugune jätkumeil, et ma panin selle jätkumeili, et kui mingi kliendiga nagu suhtlesid natukene, et siis ta annab sulle ikkagi terve vastuse niimoodi, et mis sa võiksid talle kirjutada, mitte mingit pakkumist, jälle lõpetad küsimusega, et jällegi, et kaasata klienti, et see oleks inimlik, mõnus, et siin on ka, kui mitte praegu, siis võib-olla tulevikus, alati oodatud, igal juhul kõik on fine, et jällegi see pinge maha võtta. ja põhimõtteliselt jällegi, et vastuväited, samad, mis pealkirjad olid, et too levinum vastuväide selles valdkonnas, saad juba ette valmistada, kui pole kliendiga üldse suhelnud, alles alustad. et kui klient ütleb, et ma ei tea, kas saan usaldada kedagi võõrast oma ettevõtte asjadega, noh, siis sul on vastus olemas, täiesti normaalne. et oma äri ja usaldamine teisele on suur asi, on ju. et millised tingimused või tegevused aitaks teil tunda, et saaksite uue inimesega rahuliku südamega alustada? ei ütle jälle, kui mul on väga turvaline ja ma hoian neid seal, sa ei hakka rääkima jälle, mida sa teed. sa küsid kliendi käest, klient teab, mis teeb teda turvaliseks, sa ei pea ise loopima seda infot. et jällegi noh, et
saad näiteid tuua, et nagu see on nagu koduvõtmete andmine, et saame teha ju, aga kui valida inimene soovituste, katseperioodi ja selgete piiridega, on usaldatav, ehitatud sammhaaval. Kas teile tundub nii? Ja see on täitsa mõistlik, noh, et noh, seesama niisugune aitamisstiili põhimõtteliselt see raamat aitab, aga sa saad seda panna siis täielikult enda ärivõtmesse. Et meil aeg on täis, puristasin, et on kellelgi tekkis küsimusi, et eks see niisugune isetöötamine selle nii-öelda raamatuga on. Liina küsis sellise küsimuse, et milline inimtüüp on parim müügimees? Kas introvert võib ka olla hea müüja? mina olen introvert. jah, mul üks laps tegi üks päev mulle testi, et tahtis teada, kui sarnased me oleme, mõlemad me oleme introverdid. et noh, et ma ei mingi avalikus kohas või kuskil ma ei käi, ma ei tee mingi small talk'i, ma ei taha üldse, ma teen ainult, ma võin müügist rääkida siin videos, ma võin müügist rääkida sotsiaalmeedias, minge vaadake, ma ei räägi mitte millestki muust sotsiaalmeedias. üks valdkond, mida ma fännan, ma võin sellel teemal teha, kõik teised mingi kuu peale, ma ei taha inimesi näha ka. et ma arvan, et ei ole, et pigem nagu ta on raskuskohad on, noh, mul on ka olnud esinemine on olnud raske, avalik esimene, eriti hull, kuskil 200 inimest on, valuga teed läbi, aga kuna teema on nagu sinu oma, siis on see tehtav. et mina ütlen, et ei ole vahet, introvert on mõnes mõttes parem, sest ta kuulab rohkem. Nii vahva see, mis sa praegu rääkisid, Sandra ütles, et Rait on nii lahe ja et nüüd tuleb siis Raidu raamatut alla laadima minna. ja, et seal on muid infot ka, et ühesõnaga saate vaadata, kui midagi veel pakub huvi. et mina täna olen siin, et jagada ja müük teha kergemaks. enamus asjad on mul tasuta saadaval igas või on täitsa naljahinnaga saadaval nagu kogukond või mida iganes, et selles suhtes, et täna ei tohiks olla müügis takistusi. mina olen odav ja chat-GPT on tasuta või 20 € kuus, noh, et selles suhtes tegelikult ei ole vabandusi, et kui sa tahad, siis täna on sul vahendid olemas ja raha ei ole kindlasti müügi vaates täna takistus. Üks küsimus on veel Piia poolt, et aga kuidas see USA lähenemine Eesti inimestele peale läheb, kes on teistsugusega harjunud? mina valisingi USA inimesed, kellel ei ole see traditsiooniline USA automüügisüsteem. et need ei ole üldse USA nagu muster, nagu mida mõtleme USA-l, need inimesed, kelle mina panin, ei ole. et selles suhtes, et ta ongi kohandatud, et Andy Elliottid ja Cardonid ja need ma olen välja võtnud, et seal on pointid, aga neid ma ei kasutanud just sellepärast. Aitäh, Rait, et sa tulid täna meile jagama, tegema müüki natukene meeldivamaks, et see ei olegi nii hull koll tegelikult. Ja aitäh ka kallid kuulajad, kes tulite kuulama ja jätke kindlasti ka hiljem kommentaarides teada, kui te kuulate järgi. Nii vahva on pärast saada tagasisidet. Sandra veel küsib, mis Raidu kogukonnas toimub? kogukonnas ongi see, et sa saad järjepidevalt olla, nagu me siin oleme, inimestega koos arutada. iga nädal on live-vestlused, chatis saad küsida, kui sul mingi mure on, kuule, mul on selline mure, keegi jälle kogukonnast aitab, panen sinna videosi üles, et sa saaksid mingi 50-minutiliste videotega kiiresti mingeid mõtteid endale koguda. et niisugune järjepidev tugi põhimõtteliselt, nagu ma siin proovin olla. saate Ja, proovida, see on 7 päeva tasuta, et siis saate teada. ja sellega ongi meil tänane õpijamps ühel pool. Väga põnev teema ja sellel reedel kell 10 veebikooli Facebooki lehel reede hommikune õpijamps on meil külas selline tegelane nagu nutitaltsutaja ja tuleb, räägib, mida teha siis, kui nutisõltuvus on sinu üle võimust haarunud, mida siis teha, et see kontroll tagasi enda kätte saada. Sellest juba sellel reedel. Aitäh, et tulid kuulama ja peatse kohtumiseni.